Tervist. Kell on 1:30, se on täiesti õige aeg kuulata Levi and the Leavingsit. Mis lugu algab niimoodi? Võib-olla mõni soomlane või eestlane, kes on Soome fänn, juba teabki. Ai, mitä nyt? Ütleb naise hääl. Ja siis algab laul. Mitä kuuluu, Marja-Leena, I'm sorry. Että sinulle soitan mä vieläkin. Tänä iltana tyhjeni kaljakori. Kun sun vanhaa kuvaa mä muistelin. Ma endiselt ei oska laulda. Aga mulle meeldib jorutada. Eesti keeles. Kuidas läheb, Marja-Leena? Mul palun. Anna andeks, et helistan jälle ma. Olen joonud ja sydämel hakkas valus. Kui su vana pilti jäin vaatama. Tõlkeautor. No kes see ikka? Kui mitte Wimberg. Tegelikult võiks ka olla Aapo Ilves. See on väga hea, et on lausa mitmeid tõlkijaid Eestis. Tegelikult. Aga see on Wimberg. Ja ta on tõlkinud terve loo. Ei ole ühtegi lauljat ega ansamblit veel, kes oleks selle linti laulnud. Palun pöörduge Vimpsi poole, nagu mina täna tegin. Sest ma mäletasin, et tal on tõlge tehtud. Soome kõige parema ansambli kõige esimesele singlile. Kui see ilmus üsna salaja, kuna bänd tahtis nii, arvati, et siin nüüd Juise Leskinen teeb nalja. See on tema lugu. Aga ei olnud. Oli hoopis Gösta Sundqvist ja Levi and the Leavings. See ilmus singlina. Sest Sundqvist ei soovinud alguses LP kallale minna. Jah, see on kõikide Soome jobude hümn, kes sellel kellaajal hakkavad helistama eksukestele, kui nad on joonud palju õlut näiteks. Mina pole joonud midagi, ma ei helista kuhugi.